Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on teie ja teie partner. Et mis teie vahel praegu toimub. Nii, kõigepealt teeme siis iseloomustuse teie kohta. Mõelge palun iseenda peale. Ja vaatame, mis energiates te olete. Te olete väga mehises energias, te ei ole enda energias naiselikkus. Teil on mingid unistused ja keegi on siin nüüd teil nii-öelda vaiba alt ära tõmmanud, on ju. Te olete saanud mingisuguse šoki mingis asjas. Ka on teil praegu käsil mingisugused kiusatused, millest kas te tahate vabaneda või need on teile täiesti koormaks kohe. Väga tugev mõtlemine toimub selles suunas teil siin praegu. Üritate oma tunnetes saada tasakaalu. Tahate olla enda vastu aus, mis teie tundeid puudutab. Näitab küll, et olete roosade prillidega, et ei näe võib-olla asju päris selgelt. Võib-olla on kergelt ka sihukest nartsissistlikku, egoistlikku käitumist, et mina ja maailm on ja vaadake kõik mind. Ja siis näitab ka mingit ootamist teil. Midagi te ootate. Tööl olete suhteliselt hea, aga samas jällegi te tahate palju tähelepanu, nagu see päike ehk suur ego, et see välja toob, et olete oma töös hea, aga teil on iseloom selline, mis nõuab kogu aeg tähelepanu endale. Ka töö juures te nõuate ühel või teisel moel tähelepanu endale. Teie ellu kas juhtuvad mehed, kes teid pidevalt petavad või midagi valetavad, ei räägi asju või kogu aeg valetavad. Ma teen nii tegelikult, ma tulen selle kellale, tegelikult ei tule, on ju. Et te pidevalt saate petetud ühel või teisel moel praegu meeste poolt. Eks te siis mõtletegi, et mehed ongi kõik sellised valelikud, on ju. Justkui olete praegu mingi probleemi lahendamisel, aga te ei tea, kuidas seda probleemi, mis teil praegu on hästi aktuaalne, kuidas seda lahendada. Justkui on praegu õhus mingi probleemi lahendamine, otsite võib-olla lahendust mingile asjale. Ma muidugi ei tea, mis asi see on. Ja olete selle asja pausile pannud. No praegu ei tea, siis ei tea. Et eks ma vaatan, mis edaspidi saab, võib-olla universum ise toob mulle mingi lahenduse kätte, et ma ei hakka rohkem selle asja üle mõtlema, aga nii ma välja ei mõtle, et mis või kuidas. Selline on praegu teie hetkeseis. Kui tundsite ennast ära, siis antud video võib teile sobida, jah. Nii, ja nüüd vaatame, mis iseloom on teie partneril. Mõelge selle oma partneri peale. Ta on selline unistaja tüüpi. Tal on palju plaane, aga palju ta neist jõuab ellu viia, ei tea. Käitumine on ka ebastabiilne, ettearvamatu. Ta võib käituda nii, et plaanib öelda, et teeb nii, tegelikult teeb teistpidi, on ju. Ja tal on praegu millestki väga puudus. Kas on praegu rahalised raskused või on siin mingid muud puudused? Nii. Mis energiatest teil mees praegu siin on? Tööga on midagi, et ta on kurb, kõik mis on seotud tööga, ta on kurb mees.
sest ühiskonnas on ta oma tööalalt väga hinnatud, aga praegu kas ta ei leia siis töökohta, kas ta on töötu või siis töökohta tahab uut leida või midagi on, aga ta on omal alal hea tegija. Ja võib-olla tõesti praegu teenibki väikest summat, võib-olla ongi ainult mingisugused juhuotsad või töökoht ongi tal väga väikse palgaline. Või siis on tõesti seal või on äkki koondamised või et siin ta nagu justkui ootuses on, eks ole, et ei tea, mis tulevik toob. Aga ta saab aru, et naine ehk teie tahate siiski suuremat summat temalt, et saaks paremat elu lubada. Ja siis ta mõtlebki, et ega ma ei tea, et kaua see naine üldse minu kõrval püsibki. Et ma ei ole selles üldse kindel. Et võib-olla on üks silmaplik ja on see naine minu kõrval kadunud, on ju, kui ma ei suuda talle piisavalt raha tuua või piisavalt tema elu nagu heaks teha, ta mõtleb niimoodi. Ütleb, ma teen oma elus, mis ma praegu teha saan, aga teha ma ei saa väga palju, aga minu jaoks on juba see piisavalt hea ja mina olen rõõmus ja õnnelik. Noh, ta ise on oma elu üle rahul, on ju. Aga ta just mõtleb teie peale, et noh, naised tahavad ikka igasugu asju ja selleks peab mehel kõvasti raha olema, on ju. Et mina ise olen praegu oma eluga rahul, on ju, mis siis, et ma ei saa väga palju toimetada, nagu ma tahaksin. Jah, et naine teeb mulle mingid piirangud ette tegemistes. Et sa pead seda tegema, sa pead toda tegema. Ma ei saa teha seda, mida mina tahan, vaid ma pean tegema seda, mida mu naine tahab. Noh, minu elukaaslane on ju. Et ta seab mulle piirangud ette. Ilmselgelt tahab ta ka, et ma ikkagi raha toon talle sisse. Raha ma toon nii palju, kui saan. Aga ta ei ole selle rahaga rahul, mis ma talle toon. Ta ei ole nende asjadega rahul, mida ma talle teen, on ju. Et tema ütleb ikka, et näed vähe, et sa tood vähe, on ju. Nii, seda räägib teie meesterahvas. Kui te arvate, et see ei ole teie mees, no siis ilmselt see ei ole ka teie ladumine. Sest see on siiski üldine. Ei saa eeldada, et siin on kõik ainult teie kohta ja kõik on täpselt nagu teie elust. Ei, see ei ole nii. See on siiski üldine ladumine. Nii, aga vaatame, mis olukorras praegu teie mees üldse on. Selles mõttes, et missugune on teie selle mehe hingeline olemine, hingeline seisund. Missugune on selle teie elukaaslas või teie mehe hingeline seisund. No praegu tahab mees kindlasti tähelepanu oma perelt. Ta tunneb ennast haavatuna, tal on paha olla ja ta ootab oma naiselt tuge. Lapsed siin pildi peal natuke pelgavad teda, kui teil laps ei ole, siis on see lihtsalt suhe, kus mees tahab, et naine praegu toetada, sest temal on hetkel raske. Ta ütlebki, et ma võin ju kuskil jahil käia, on ju, aga mul ei ole ikka mitte midagi laua peale panna. Et mul ei ole südant seal metslooma maha lasta, mis siis, et ma olen siin näljapajukil, on ju. Et mõtleb, et jumma siis ei ole jahimeheks loodud. See tähendab võib-olla seda ka, et ta ei ole mingisugune ärihai, on ju, kes läheb igalt poolt üle laipade, et raha teenida. Ilmselt ta mõtleb seda, et ma ei ole selline, on ju. Ja siin on siis surmakaart, kus mees hobusega ratsutab, aga surmal ja siis on see liivakell ja kohe hakkab aeg otsa saama. Võib-olla mehel on ka hirm surma ees, võib-olla tal on surmahirm, aga võib-olla lihtsalt hirm, et ma ei tea, kui kiiresti võib mu elu otsa saada, et ma pean kiirustama, et jõudma midagigi ära teha. Võib-olla ta tunneb,
et tal ei ole palju elada jäänud, aga see võib olla ka lihtsalt selle mehe hirm, et ruttu-ruttu, et ega ma ju ei jää nooremaks, et ma pean kiiresti jõudma mingid asjad ära teha oma elus. Ja tal on vaja tegelikult naise tohutut toetust, sest naised on alati nagu maahoidjad. Aga kuna mees on ka natukene selline, siin on ka tuleenergiat, on ju, ja vahepeal ikkagi lööb mehel ka seda viha natuke välja, aga ta ootab pigem ikkagi tuge nagu naiselt. Ta tahab võib-olla käia looduses, et maandada ennast, sest loodus on tema jaoks see stihia, kus tema saab ennast maandada. Vaata, mis olukorras veel on selle mehe hing. Ta tunneb, et ta oleks praegu nagu mingi hunt, keda taga aetakse. Et ta on siin on nüüd, tal on olnud suur võitlus selja taga ja tema on jäänud ainukesena ellu, on ju, kõik vaenlased on siin maha tapetud, on ju. Et ta ise nagu oma arust kogu aeg läbi elu on võidelnud. Võib-olla võidelnud ka naise soovidega, et neid kuidagi täita, on ju, mis siis, et on siuke tunne, et kohe annan otsad. Ja siin ta põlvitabki naise ees, kus naine lööb meest rüütliks, on ju. Et mehele on naise tugi hästi tähtis. Tal on tähtis, mida naine talle ütleb. Ja näete, jällegi siin on, et ta on nagu, siin on üldse, et mees on palju inimesi tapnud, on ju, kirves on õla peal. Ja ta ei eita seda. Ta nagu ütlebki, et jaa, mina tapsingi need inimesed, on ju. Et siin on kirves verine ja siis sealpool on veel maja, eks ole, üleval mäe peal. Ma ei tea, miks ta nagu nii palju annab. Aga äkki ta on jahimees, kuulge. Mina ei tea ju. Võib-olla teie mehel on hobi, jahilkäik. Võib-olla sellepärast ta näitabki kogu aeg sükest verd ja võitlusi ja sest jah, võimalik, et ta on teil jahimees. Siis ma saan aru, miks on sellised pildid siin. Aga ta iseenesest on siuke võitleja tüüp. Ta ei ole allaandja tüüp. Aga ta nagu hakkab ka väsima, et ta on sellest võitlusest siin. Kas läbi elu või siis teiega seoses või et ta on kuidagi nagu hästi väsinud. Et jaa, ma olen pidanud minema üle laipade, et saada seda, mida mul nagu naine tahab, on ju. Samas tegelikult ta hing on ju helge, ta tegelikult tahab puhtast hingest nagu ta tahab sellist naist, kes on ka samasugune puhas ja helge. Et ta ei tunne nagu, ta tahaks olla selline, nagu ta oli kunagi varem, puhas hing, siuke siiras on ju, kes ei olnud ära rikutud elu nende tugevate tormide poolt räsitud on ju, siin on ta nagu hästi helge ja puhas hing. Ta nii tahab, et see nagu, et ta saaks uuesti puhtaks, ta saaks olla nii nagu vanasti siukene, nagu ta lapsepõlves oli, kus kõik oli ilus ja kena ja ta lootis, et inimesed tema ümber on ka head. Ta tunneb sellest hästi palju puudust. Sest praegu ta ütleb, praegu ma ei jõua enam see koorem, mis on minu peale pandud, ma ei jaksa seda kanda. Igaüks nõuab minult midagi, on ju. Siin on küll perekond, jah. Et lapsed lõhutakse palju, aga ta praegu võib-olla ütleb ka, et võib-olla teie nõuate temalt liiga palju. Tee seda, mine sinna, too toda, osta seda, on ju, paranda seda. Ja ta ütleb lihtsalt, ma enam ei jõua, mu jaks hakkab otsa saama, võib-olla sellepärast see surmakaart on ka siin. Et ta mõtleb, et ta sellisele tempole enam vastu ei pea, kui see peaks edasi minema, siis ta lihtsalt ei jõua vaata nagu sellele vastu pidada. Kui te ütlete, et see ei ole teie mees, on ju, siis ilmselgelt see ei ole ka teie video, teie ladumine siin. Nii, vaatame, mis on need negatiivsed asjad, mis seda meest praegu nagu rõhuvad, mis teda häirivad, mis on see negatiivne pool, mis praegu seda teie meest kuidagi häirib või hästi tugevalt mõjutab, mida ta ei taha, et tal on. Mis on need tumedad pooled? See saatan tuleb ikkagi välja. Tema millegipärast jällegi, tema arvab, et naine on see, kes suudab teda kaitsta. Ma ei saa aru, ta paneb teile või naiste rahval üldse nagu tohutu palju nagu
tähendust ja rõhku, et teie saate nagu kaitsta teda siis kõigi halva eest või. Sest ta tunneb, et ta ei saa enam ise hakkama, et see mingi hirm talle nagu surub kogu aeg peale. ma ei tea, mis teemad tema peas on, mis hirme tema mõtleb, onju. aga tal kogu aeg nad on igal pool ümberringi kohe. et ta ei leia kuskil asu ja sellepärast ta arvabki, et teie olete nagu see, kes saab teda selle kõige eest päästa. ta loodab ka, et kõrgemad jõud võib-olla aitavad siin asju sirgeks seada. et ta on ju võidelnud ja ta on tunne, et ta on kogu aeg nüüd elus kaotanud ainult, et ta nagu võitleb ja võitleb, ikka jääb tema kaotajaks. tal on sihuke tunne, et see saatan, see kuri jõud, see kurjus on ta enda lõksu püüdnud. ja see, kes ta enne oli, see helge hing ja hea, on ju, et ta ei saa siit enam välja, ta on kurjuse lõksus, ta nii loodab, et kõrgemad jõud äkki suudavad teda päästa sellest, kuhu ta praegu on omadega nagu jõudnud. et kui kahekesi tööd teha, siis saab äkki sellele kõigele lõpu panna. jällegi on lootus nagu naisterahva peale, et ta alateadlikult teab, mis on õige, mis on vale. ta vahepeal lausa palvetab selle naise poole, palun aita, et sul on see vägi, et teie naised olete targemad, teie teate, mida ja kuidas teha, et te teete mingisuguseid imeasju siin vahepeal ja et äkki see aitab mind ka, on ju, et aita, et noh, näita oma jõudu, et aita mind, palun. sest see mees vaatab ennast peeglisse ja näeb, et ta on selline koletis, on ju, et tal on õudne ennast vaadata. kas võib-olla sellepärast, et ta on ennast nii ära töötanud, üle töötanud, et ta ei ole enam see, kes ta enne oli, või ta näeb siin oma hirme, et ta ei saa nagu sellega hakkama, mis tal on, need hirmud, on ju. ja ta loodab, et koos naisega, kui naine teda aitab, et koos saavad nad kõikidest raskustest üle, kui naine ainult tõesti võtab teda nagu vaevaks kogu aeg aidata ja toetada. et sest ta tuleb selle naise juurde abi paluma, ehk teie juurde tuleb abi paluma, ta saab siit seda eluenergiat, siis ta tahab puhata, lihtsalt puhata ja siis kuulata seda, mida tema hingekeeled talle mängivad, kuulata iseennast, eks ole, et siin on silmad kinni viiuldajal ja ta lihtsalt tunnetab, mida viiul talle tahab mängida, mida ta tahab talle edasi öelda, on ju. et mehel on hästi suur palve, et naine teda toetaks ja aitaks, sest mehel on praegu väga raske. võib-olla naisel pole isegi aimu, kui raske tegelikult praegu mehel on ja mees tohutult tahab naise abi ja ta toetust ja ta tunneb, et naine suudab teda aidata mingil moel. võib-olla näiteks teil on ka mingid võimed, on ju. võib-olla te saate kuidagi aidata teda. ja ta lausa teab, et kui te võtate nagu vaevaks teda aidata, siis ta tuleb sellest välja, sellest negatiivsusest või sellest hirmust või võlgadest või mis tal üldse on, või on tal haigused või ma ei tea, või on mingi tööga mingid asjad, siis ta teab, ta tuleb sellest august välja. kui naine nagu on talle kogu aeg toeks, ta teab, et ta tuleb siis sellest halvast kohast välja. nii. missugune on praegu üldse teie ja teie mehe vaheline suhe? mingid piirid on ees. et kas mõlemal on kiire, kas üksteisega piisavalt ei suhelda aga see läheb varsti muutusesse. saatuse ratas tuleb siin välja. asjad lähevad muutusesse varsti, kui te nüüd ise midagi omavahel ei muuda, siis saatus ise toob teile muutused sisse ja seda üsna kiiresti. mis on praegu teie ja teie partneri vaheline läbikäim, selles nagu suhe. et mees pöördubki, tema on kui poisike siin ja ta pöördub naise kui maagi poole
kellel on palju salateadmisi, mida ikka naistel on ju, naised nagu alateadlikult teavad paljusid asju, oskavad teha. Et ta nagu, mees nagu rohkem usaldabki selles suhtes just teid. Võib-olla teil on ka mingid võimed. Et ta teab, et see, mida teie ütlete või tajute, on alati õige. Et pigem jah, mees vaatab nagu naise poole, ootab, mida naine ütleb, et naine justkui peaks siin seda suhet juhtima. Siin on praegu niimoodi. Nii, teie ja teie mehe vaheline suhte dünaamika, kuidas see on? Naine on kurb, et ta ei saa mehelt seda, mida ta tahab. Et see suhe on selline, aga mille pärast sa kurb oled, et kas tal on tunne, et mees siis teda ei armasta, et ta on lõpetanud naisele tähelepanu pööramise, et ta pigem otsib seda tähelepanu hoopis maailmast, võib-olla internetist kuskil leiab kedagi, seal räägib kellegagi. Mis praegu teievahelises suhtes toimub? See, et naine tunneb niimoodi, et teda nagu ei toetata. Kas see on päriselt nii või see ainult tundub nii? Kas see on päriselt nii, et mees naist ei toeta? Kas see tundub ainult naisele nii, et mees ei toeta? Naine saab aru, et siin suhtes peab midagi muutma, nii nagu praegu on, nii enam edasi minna ei saa, et mees nagu ei toeta teda, jah, et siin on ainult unistused ja lubadused, aga et mees nagu ei tee seda. Mehele antakse mingi uus võimalus. Ja kui ta teeb kõik õieti läbi oma südame, siis tuleb ta võidukalt siin välja. Et tasakaalu saavutada ei tohi suhetes üksteises kramplikult kinni hoida, ei tohi olla armukade. Ainult siis saab see suhe minna suuremaks, paremaks, rohkem õitsema ja külluslikumaks. Praegu te liiga palju hoiate üksteisest kinni, olete üksteisesse väga klammerdunud. Või vähemalt keegi teist, kas teie või teie mees, eks ole siin. Liiga palju on jälgimist, jaa. Liiga palju on jälgimist. Ütle, kus sa käid, ütle, mis kell sa tagasi tuleb. Kogu aeg on väga suur kontroll taga. Et kohe oodatakse lausa, et nii, kus sa olid, kui vaadatakse kella. Sul lubasid see kell tagasi tulla, miks sa ei tulnud, on ju. Siin on jah, kellelgi on väga suur kontroll teise partneri üle. Kas teie kontrollite meest või kontrollib mees teid või kontrollite mõlemad üksteist. Et siin on usaldamatus. Siin räägib see kaart sellest, et partner, keegi teist või te mõlemad ei usalda üksteist. Siin on see usaldamise õppetund, mis tuleb nagu ära õppida, ma saan aru. Nii, teie suhte dünaamika. Ja teil tulebki teatud asjades teha tööd oma minevikuga. Teil mõlemal, nii teil kui teie mehel. Millega teil tuleb tegeleda oma minevikus asjadega, mis vaja parandamist? Mis asi see on, mis teil on vaja parandada? Mingi enesekaitse, enese kehtestamine, enese õigustamine. Et te peate õppima ennast kaitsma või ennast austama. See on ka eneseaustus, enese kehtestamine on ka eneseaustus. Nii, ja mida peab mees õppima minevikust, millega ta peab tööd tegema? Aga mees peab õppima õnnelik olema. Kuidas teha nii, et nii tema kui kõik tema pereliikmed on õnnelikud? Ta peab õppima rõõmus olema. Võib-olla on teil praegu liiga negatiivne, mõtleb negatiivseid asju, naerab vähe, aga ta peaks rohkem rõõmustama, olema rohkem rõõmus. Aga teie peate suutma jällegi enda eest välja astuda, ennast kehtestada.
vot, et see on see, mida teie peate õppima. nii. kas kõrgemad jõud tahavad öelda midagi teie suhte kohta? siin on millegipärast on siin nõuanne naisele. Naine peab käituma õiglaselt ja ausalt ja olema tasakaalukas. Siis hakkavad asjad muutuma suhtes, siis tulevad muutused. See tähendab, põhiprobleem on siin nagu naises, mingi naise käitumises midagi siin on. Ja siis ütlevadki kõrgemad jõud, et see peab minema muutuses, see peab olema õiglane, õige, aus, tasakaalus. Et kui naine niimoodi käituma hakkab, ta käitub targalt, on ju, siin on kass ja salateadmised. Kui naine käitub alateadlikult juba õieti, oma alateadusest, ta ju teab, kuidas on õige käituda mehe suhtes, siis hakkavad ka asjad nende peres liikuma, hakkavad muutuma, kas paremuse või halvemuse, kõik oleneb sellest, kuidas naine käitub. Aga kui naine oma käitumist ei muuda, mis siis? Kui naine oma käitumist ei muuda, mis siis? No siin ongi näha, kas naine on liiga nõudlik või, sest mees tegelikult armastab naist, aga kui naine on liiga nõudlik, siis see muudab mehe kurvaks. Aga siis ongi asi naises, et te kas olete liiga nõudlik, liiga kuri, mida te ise võib-olla ei näegi, on ju. Sest mees ikka veel praegu armastab teid. Aga see ei pruugi nii jääda, kui te jätkuvalt ikkagi muidu nõuate, tahate, kontrollite meest, siis ühel hetkel te võite meest lihtsalt ilma jääda. Selline oli tänane ladumine. Pange like, kellele meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on tasuta. Vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.